Hiljuti saime lugeda sellest, kuidas riigi maksude laekumine on otseselt seotud usaldusega riigi suhtes ning stabiilsusega maksupoliitikas. Eestil oli kuni eelmise aastani väga lihtne maksusüsteem. Kahjuks muudeti seda nii, et hetkel on ettevõtetel ja inimestel end keeruline majandada. Täna minuga Paula Lill, kes on väike ettevõtja. Paulal on oma juuksurisalong, ta tegeleb loodustoodete maale toomisega ning oma brändi arendamisega. Paula, ütle mulle, kas uus maksusüsteem on muutnud sinu jaoks seda, kuidas sa oma sissetulekut planeerid ning töötajatele palka arvestad? Jah, ma olen juba ettevõtja olnud umbes 8 aastat ning tulude ja maksude planeerimine oli kuni eelmise aastani hästi selge. Samuti oli võimalik oma töötajaid premeerida niimoodi, et see ei tekitaks segadust hiljem maksustamise osas. Praegu aga on olukord selline, et ma ei teagi, kas veebruaris, siis kui toimub maksude deklareerimine, pean midagi juurde maksma või mitte. Sellisele väikeettevõtjale nagu mina võib planeerimata väljaminek lüüa päris tugeva hoobi, sest ma pean ju muud maksud nagunii maksma. Ja, et kas sul on nagu halduskoormus ka tõusnud selle tõttu? Just nimelt, ma pean ostma rohkem raamatupidamisteenust ning iga kord, kui arvestan töötajatele palka või preemiat, pean kõigepealt tegelema arvutamisega, kas palgalisa puhul jääb midagi ka juuksurile päriselt alles või sööb järgmine maksuaasta lisa selle ära. Ma loodan, et järgmine valitsus selle maksusegadusega lõpetab. Ja, et sellise plaani on küll tegelikult Reformierakond välja toonud, et meie usume, et Eesti inimesed on ettevõtlikud, me ei tohi nende innukust piirata või suuremat sissetulekut karistada ja see on tegelikult Reformierakonna prioriteet ka alati olnud toetada Eesti ettevõtlikku inimest. Kui sul on mulle küsimusi sellel või mõnel muul teemal, siis küsi julgesti, saada email airis@reform.ee ning samuti võid minu YouTube'i kanali endale ära märkida, sest kohtumisi huvitavate inimestega, nagu Paula näiteks, ja põnevaid arutelusid tuleb veelgi. Nägemiseni!